Teate, uus algus on kõige lihtsam asi, mida oma elus teha. See on nagu suitsetamise lõpetamisega, et sa võid seda kogu aeg teha nagu mitu korda päevas ja iga päev ja igal hommikul ja igal õhtul. Ja see on midagi, mida ma enda eluga siis kavatsen ka taas uuesti teha. Mina olen Heli Künnapas, ma olen kirjanik, kirjastaja, 5 lapse ema, investor, blogija ja veel igasugu muid asju. Ja praeguseks ma olen aru saanud, et mul pole õrna aimugi, kes ma olen. Ehk et paar päeva tagasi või viimased paar päeva ma olen tegelenud jälle sellega, et hakata uuesti ennast leidma, enda elu nii-öelda alustama, kuigi see jah, käib ju kogu aeg. Aga tänasel päeval on jah küsimus uuesti, et kes ma siis olen. Ja see on ka see, miks ma siin täna teie ees olen, sest kuna minul on see mõte ja mul on see küsimus ja probleem, siis ma kavatsen seda avalikult lahendama hakata, sest ma tean, et minu jälgijate seas on väga-väga palju neid inimesi, kes küsivad tihti endalt samu küsimusi, mida minagi küsin. Ja seesama segadus selles suhtes, et kes või mis ma siis olen, on ilmselt paljudel teilgi praegu päevakorral. Minu jaoks üks viimaseid asju, mis nagu päriselt jällegi lõi selle küsimuse siis laiali, oli see, et mõned päevad tagasi tuli mul täita üks ankeet ühe asja jaoks ja seal oli küsimus siis, et mis mu hobid on. Noh, ma siis mõtlesin, et kas see 5 lapse kasvatamine läheb sinna hulka, sest kui ma mõtlen nagu igapäevaselt, et millega ma tegelen, kuhu mu aeg läheb, siis päevakavas on ikka päris palju asju, mis on seotud reaalselt 5 lapsega. Ja ühelt poolt võib nagu öelda, et nad peaks rohkem hakkama saama ise tegema, aga lapsevanemana tegelikult sul on igatepidi nagu mingeid asju, mis on nendega seotud, kus on vaja sinu osalust, sinu tegemisi. Ja kuigi ma oma arust tegelen päevad otsa ka endaga seotud teemadega, kuigi ma olen nagu viimased aastad eriti aktiivselt jälle iseennast nagu ka pannud esiplaanile, enda tegemisi tähtsaks tõstnud, siis sellegipoolest ma vaatasin seda ankeeti ja ma istusin ja mõtlesin, et ma ei tea, mis mu hobid praegu on. Ma panin sinna lõpuks siis kirja lugemine ja muusika. Ja ma ei täpsustanud selles osas, et muusika puhul näiteks, et selle asemel, et ise teha muusikat, isegi kuulata muusikat, siis muusika tähendab minu jaoks, et ma vaatan, kas kõigil on noodid kaasas, kas ma vaatan kellegi teise kontserti, nagu oma laste kontserti, ma vaatan, kas nad harjutavad, ma tegelen nagu selliste asjadega, et need on need osa, mis mul on siis muusikast kirjas. Siis lugemise puhul on näiteks see, et ma tean, et ma nagu loen selleks, et niisama lugemisnaudingut saada, aga samal ajal on see, et kui ma loen, siis ta on ikkagi ka mu töö, sest ma pean lugema juba sellepärast, et ma saaksin ise kirjutada ja ma teaksin, mida teised teevad. Ehk et ma panin kirja need asjad, mis teiste puhul võib-olla oleksid hobid, aga samas teistpidi on see, et ma tundsin seda, kui punnitatud see oli minu puhul ja kui ma ei saa öelda mitte tõsi, aga see on probleem hetkel on ja. Ja nii ma siis saingi aru, et on vaja taas aktiivsemalt küsima hakata, et kes ma siis olen. Ja sellest tuligi see mõte, et kui ma nüüd eile õhtul jalutasin ja kuulasin mingeid podcast'e, et mõelda ja leida jälle, kes või kus ma olen enda elus, siis mul tuli mõte, et seda siin teiega jagada ja sellistes videovormides teha. Ja mu plaan on selline, et ma nüüd hakkan siis järjest enda eluga taas tegelema ja maksimaalselt 15 minuti pikkused videod hakkavad tulema siia. Ma arvan, et neid hakkab tulema tihemini kui 1 kord nädalas, aga vähemalt 1 kord nädalas. Ja siis ma jagan neid YouTube'is, ma püüan üles saada ka Spotify'sse, sest ma tean, et varem on paljud teist küsinud, et kui ma panen pikemaid asju üles, et tahaks kuulata neid ka näiteks kuskil kõndides, mis tähendab seda, et YouTube'ist on neid halb kuulata, et Spotify oleks parem variant. Ma veel ei tea, kuidas see välja näeb, ma ei ole seda kunagi teinud, aga ma uurin. Siis kui mul eile õhtul või siis peaaegu öösel seal õues jalutades see mõte tuli, siis ma tulin koju kohe ja lõin chati lahti ja arutasin chatiga seda ideed, et kuidas, mida ja nii edasi. Ma sain 2-3 küsimust küsida chati käest ja siis tuli vastuseks sealt, et tead, sinu selle podcasti idee probleem
ei saa olema mingi optimeerimine ja tehnilised küsimused, vaid probleemiks võib tulla ülemõtlemine. Ja siis ma istusin ja vahtisin seda arvutiekraani ja mõtlesin, et keegi pole mulle tükk aega midagi nii sellist paika panevat öelnud. Ja nagu te näete, see ei ole mingi ülimalt sätitud ja tehtud, vaid ma kavatsengi jagada enda kogemust reaalselt, loomulikult, mitte mingis, ma ei tea, uhkes stuudios, vaid lihtsalt nii, et pigem ma teen need asjad valmis, ma teen need videod ära, ma jagan seda, mis mul on öelda ja ma lihtsalt loodan, et selleni jõuavad või see tekst jõuab selleni, kellel seda väga vaja on. Nii et ma püüan mitte üle mõelda. Ja muidugi see oli ka minu jaoks, see eilne chati vastus oli minu jaoks ka üks lause, mis lahendas jälle mitmed asjad koheselt ära. Sest mina olen kindlasti üks nendest, kes jätab paljud asjad tegemata ülemõtlemise tõttu. Sest ma tunnen, et ma ei saa neid piisavalt hästi tehtud või mul pole praegu aega või energiat või oskust ja siis need jäävad tegemata. Ehk et ülemõtlemisele tähelepanu pööramine võib juba viia selleni, et ma nagu saan hulga rohkem asju tehtud. Ja siis, kui rääkida veel, kuidas ma jõudsin selle praeguse kohani, siis on hästi oluline koht ka ühel hiljutisel kogemusel. Nimelt, kes on näinud või vaadanud, siis ma osalen praegu TV3-s ühes saates, mille pealkiri on Parem kui 99. Praegu on juba mitmes nädal käimas ja sealt ma saan edasi, nii et järgmisel nädalal ma olen ka vähemalt seal saates. Ja see lindistus toimus siin päris mitu nädalat tagasi ja see oli samuti üks väga muutev kogemus minu jaoks, elu muutev kogemus. Sest ma ei mäleta, millal ma oleks sellise kogemuse saanud viimaste, ma ei tea, mitme aasta jooksul või kas ma üldse olen saanud. Igatahes, et seal saates osales siis 100 inimest algul, mis tähendab, et me läksime sinna ühte ruumi. Meil käsiti algul ära panna telefonid, mis tähendab, et ma olin 100 inimesega ühes ruumis niiviisi, et me nägime igaüks oma seda nimesilti, suurelt oli meil nimesildid ja see oli kõik, kes sa olid. Ma astusin stuudiosse, ma olin lihtsalt heli. Mina ei tundnud mitte kedagi, minu arust mitte keegi ei tundnud ka mind ja me hakkasime lihtsalt nullist üles ehitama seda, kes me oleme. Me rääkisime teineteisega, jagasime oma lugusid, mõtteid, enda tausta ja see võimalus jagada nagu seda, mis sa just tähtsaks pead, luua seda pilti nullist uuesti, et kes sa oled uue inimese jaoks, võõra inimese jaoks enda elus, see on väga värskendav kogemus. Ehk et kui me nagu igapäevaselt saame kokku kellegagi uue inimesega, siis no mina olen küll see, et esiteks ma teen kindlasti kogu sotsiaalmeedia kohe lahti, uurin, mis inimese taust on. Mina käin läbi näiteks äriregistri ja sellised kohad, et vaatan, mis ettevõtlusega ta tegeleb, mis see taust on ja. Või lihtne esimene guugeldamine on, et paned Google'isse inimese nime sisse. Ja noh, minu puhul on näiteks see, et isegi kui sa algul nagu nime ei tea, et kui sa juba tead kirjanik, 5 last, kui veel paned sinna juurde lahutamine, siis on nagu see, et pane Google'isse sisse ja kõik asjad nagu tulevad rahulikult välja. Ja olla siis nagu selles kohas, kus sul kogu seda tausta ei ole ja sa hakkad nullist pihta, see on värskendav. See ei ole see, et nagu minul oleks midagi varjata, et ma olen teadlikult oma asju avalikult jaganud, ma tean kõik, ma ei saa öelda, kas ma tean kõike, mis mu kohta on, aga ma tean seda, mida ma olen jaganud. Ma vastutan selle kõige eest siiamaani, mis ma olen nagu ka varasemalt jaganud, välja öelnud, kirjutanud. Ja see ei ole nagu küsimus, et ma ei tahaks, et mul oleks see kaasas. Ma tean, ma olen ka enda laste kohta päris palju materjali jaganud, aga ikkagi see võimalus nagu valida sellest, mis sa tood esimesena lauale, see on midagi, mis nagu annab täiesti teise nagu sellise võimaluse ennast üles ehitada. Ma suhtlen sealt mängus siiamaani päris mitmete väga-väga ägedate inimestega ja see nagu,
ma arvan, et see oli võimalik tänu sellele, et just, et meil oli algul mitmed tunnid täiesti sellist nii-öelda sotsiaalmeedia pimedust, ehk et me saime nagu ise olla need, kes me oleme, ilma selleta, mis meil tegelikult seal taustal on. Ja see kogemus on kindlasti ka see, mis mind tänaseks siia tõi, sest ma tundsin seda, et kui need saated nagu, kui saadete lindistamine järjest nagu oli ja oli, siis pärast seda oli päris keeruline uuesti tulla nüüd siis sealt stuudiost jälle omakorda välja ja mõelda, et aga kes ma siis nüüd olen? Ja milline osa mulle meeldib, kas see, kes ma sain seal olla või kes ma nagu olen, kui ma uksest välja tulen, kuidas ma need asjad kokku panen. Ja kindlasti jah, selles saates osalemine on see, mis on mind nagu praegusesse segadusse toonud. Oma elu alustamist ma olen teiega ka jaganud juba päris mitmel korral. Kindlasti on suur koht olnud see, kus ma tulin üksinda 5 lapsega Tallinnasse, mis oli siis mõned aastad tagasi. Siis ma olen päris korraliku muutuse koha läbi käinud seoses oma raamatuga Uus algus, ehk ma olen isegi kirjutanud raamatu pealkirjaga Uus algus, see ilmus eelmisel aastal. Ja ma usun, et tänaseks hetkeks ma olen veel sellest nagu nii palju järgmises kohas hoopis nagu, ma ei saa öelda, kas selgemas või paremas, sest see on lihtsalt teine koht. Ja see on kindlasti kuskil edasi sellest kohast, kus ma enne olin. Ja see on see koht, kust ma siis täna liigun edasi. Kindlasti tuleb meil juttu nii rahast, kui enesearengust, kui suhetest ja kindlasti lastega seotud teemadest. Ma loodan teiega jagada mõtteid mitmete vahvate inimestega. Ma juba tean, et mõne nädala pärast on mul näiteks Tartus üks vahva kohtumine, kus ma siis loodan ka ühe video teie jaoks kokku panna. Ja see ongi see plaan, kust me siis nüüd liikuma hakkame. Ma loodan, et sind huvitab enda eluga edasi tegelemine ja ma loodan, et ma saan sulle jagada häid mõtteid ja eks lähme siit liikuma ja vaatame, kuidas see uus algus ja 15 minutit heliga siis kulgema hakkab. Nii et kohtumiseni!